tere, täna ma räägin teile ühe loo minu kõige lollimast sõbrast, kes on mu sõber olnud minu elu jooksul. Need tänased kõik lood on siis ühe reisi ajal, kui me käisime oma selle sama grupiga Makedoonias. See oli just kaua aega tagasi, nii et ma üritan mäletada kõik, mis ma saan. Alustame siis selle kirjeldusest, sellest sõbrast mul. Ta naljad on, ütleme, nagu 4-aastasel, ütleme nii, et kui sa tal midagi tema jaoks valesti ütled, siis ta ütleb kohe, ise oled, sa oled ise loll, sa oled veel lollim. Ta on väga suur nohik, ta mängib arvutis PS3-l ja ma ei tea, telefonil lihtsalt kogu aeg, nagu ta mängis selle reisi ajal ka kogu aeg oma PS. Alustame siis esimese olukorraga selle reisi jooksul selle sõbraga seoses. Ühel õhtul, kui me olime seal Makedoonias koha peal, tal oli reisil kaasas mingi jogurteid ja purgisuppe ja siukseid asju. Lihtsalt, et vahepeal kui kõht tühjaks läheb, siis on midagi süüa, mis ei lähe halvaks. Siis ta mõtles, et ta ei taha enam neid süüa, mis iganes tal kaasas oli. Ta võttis selle purgisuppi ja viskas selle 3. korruselt hotelli toa aknast välja lihtsalt asfaldi peale seal hotelli tagahoovis lihtsalt laiali. Lihtsalt see kukkus sinna täiesti kildudeks laiali suure lärakana lihtsalt. Ja natuke pärast seda viskas ta lihtsalt oma selle pudingu või jogurti niimoodi ka alla, niimoodi võttis selle kaane ära ja viskas selle lärakil sinna asfaldi peale lihtsalt. Seal oli sükene väline aula või midagi sellist, lihtsalt eraldi maja, mis oli nagu sisu poolest nagu aula mingi koolil või nii. Ja seal hostiti nagu süke disko moodi asi lihtsalt iga õhtu nagu kui me seal olime. Me olime mingi 5 ööd seal umbes või nii. Me otsustasime ka sinna minna, lihtsalt niisama vaatama, mis värk on ja nii. Seal oli nagu sükene tume valgustus erksate LED-tulede ja asjadega, igasugune süke disko värk või nii. Seal oli DJ, kes lasi muusikat mingitest odavatest kõlaritest. Seal aula keskel, selle saali keskel siis oli nagu sükene ala, kus või nagu punt inimesi, kus lihtsalt inimesed tantsisid ja mingi nii. Need olid arvatavasti mingisugused nagu kohalikud ja, või siis mingi tudengid nagu siis, ikkagi nagu kohalikud nagu, kes ei tulnud sinna nagu puhkama otseselt vist. Seal olid siuksed vanemad tüdrukud ja poisid siis, enamasti tüdrukud, kes lihtsalt tantsisid seal ühes koos. Me mõtlesime, et las see sõber läheb, sebib ära mõne neiu sealt. Ja see oli, muidugi mõtlesime seda naljaga, aga tema jäi uskuma ja ütles, et ma sebin nad ennem ära kui teie. Ja pärast seda me lihtsalt lükkasime ta sinna keskele, nende keskele, siis ta põrkles enda vahel seal ja siis ta sai väga palju möliseda, kuna ta käis nendele tüdrukutele närvidele. Ja nüüd ma räägin teile siis ühest putkast seal samas hotelli esimesel korrusel foajee juures. Oli süke väike putka või poemoodi asi, kus sai osta nagu igast maiuseid, krõpse, külmikus oli jäätist ja juua ja siis mingisugused mänguasjad ka lihtsalt. Kuna seal oli nagu hotelli põhiliselt kõrval oli kohe järv, süke hästi puhas ja ilus järv, kus sai ujuda ja nii, siis seal müüdi siuksed veemänguasju ka nagu mingi veepüstolid ja käised, vaata kui sa ei oska ujuda ja mingi niimoodi. Me avastasime need püstolid, mida sa saad nagu otsa pistad vette ja sa tõmbad selle vett täis ja siis sa saad lihtsalt selle tulistada kellelegi näkku või midagi, mis iganes sa sellega teha tahad. See oli hästi soe vesi seal järves, nii et me ujusime enamus oma nagu vaba ajast. Ja kuna me ostsime need veepüstolid, siis me lihtsalt tulistasime ja tegime veesõda kogu aeg lihtsalt seal. Vesi oli hästi puhas, nii et sa said vee all lihtsalt vabalt silmad lahti teha ja ringi ujuda ja vaadata lihtsalt vee alust maailma nii-öelda siis või nii. Kuni me tegime veesõda, siis seal mingi kohalik suvaline suur siis poiss või nagu noor mees võttis selle lollilt sõbralt, võttis selle veepüstoli käest ära ja siis lihtsalt pritsis enda mingi, ma ei tea, enda klassikaaslasi või ma ei tea, mingi enda vanuseid või enda sõbrannasid või nii siis, kes nagu lihtsalt päevitasid seal või midagi taolist. Ja tuli välja, et ta nagu surus seda vett liiga kõvasti välja, nii et ta lihtsalt tegi selle minu lolli sõbra veepüstoli katki. Ja siis ta läks ülikurjaks ta peale. Niisiis, kõige lollima koha juurde selles loos. Ta võttis oma veepüstoli täis ja kõndis hotelli poole. Seal hotelli kõrval oli sükene katusalune, kus oli niisama laivis süke väike bänd või nii, kus oli 2 viiuliga mängijad, siis üks kitarrist ja üks solist. Ja see solist ei laulnud mingid sõnadega, vaid ta nagu, tegi mingisugust rütmi või mingit sükest õmises lihtsalt kaasa või midagi sellist, ma ei tea.
see loll sõber hakkas vastu ühte seina laskma, aga ta on siukse väikse kiiksuga, on ju, nii et ta lihtsalt tulistas vastu seda ühte viiulit ja pärast seda viiuli märjaks tegemist ta lihtsalt jooksis hotelli tuppa ja pani mingi ukse lukku ja mingi niimoodi. No meie igatahes süüdi ei jäänud õnneks, kui ma oleks temaga mingi palju lähemal olnud, siis me oleks ka mölliseda saanud, kuna me oleme nii-öelda temaga koos või nii. Me nägime, kuidas nad läksid kurjalt sinna fuaje juurde. Kuna nad ei osanud inglise keelt, siis nad rääkisid seda meie giidile ja see giid tõlkis meie õpetajale inglise keeles siis nad kutsusid seal kiiksuga inimese sealt hotellitoast ära ja ma ei tea, mis juhtus, me pidime sealt ära minema selleks ajaks, kui ta mölliseda sai. Ma ei tea, kas ta pidi midagi maksma pärast, kui me tagasi Eestisse tulime või kas ta üldse midagi sai karistada selle eest. Ma loodan, et ta sai, ma ei tea täpselt. Ja nagu kui me sõitsime nagu üle Euroopa siis sinna Makedooniasse bussiga, suure bussiga, siis meil vahepeal oli siuke tankla juures peatus mingi maantee ääres või midagi, siis me lihtsalt ostsime sealt mingi süüa ja juua tee peale või midagi sellist lihtsalt. Ja loomulikult see loll sõber ostis midagi nagu lihtsalt kulutas kõik enamus oma raha lihtsalt tee peal nagu tanklates ära, sest et ta nagu ei suutnud oodata, kuni ta saab nagu lihtsalt osta midagi normaalset selle eest. No ja siis ta lihtsalt ostis mingit täiesti mõttetut nänni, mille ta lihtsalt kas tegi kohe katki või sõi selle mingi ülikalli mõttetu asja kohe ära või kulutas oma raha väga palju tanklate juures mingi ülimõttetu jama peale. Ja kui me olime ühes hotellitoas, magasime, kell oli mingi 2 vist öösel või midagi sellist, siis tuli see loll sõber minu juurde ja võttis oma fotoaparaadi kaasa ja lihtsalt pildistas mind öösel flashiga ja see äratas mind üles, sest ma teadsin, et see on tema ja ta teeb midagi lolli jälle. Siis ma lihtsalt hakkasin talle lööma, kuigi ta jooksis juba naerdes tagasi oma voodisse ja ma lootsin, et ta jäi magama juba või midagi sellist, et hommikul mingi kell 6 või pool 6 oli juba väljasõit bussiga. No ja natuke aega hiljem ta läks minu ühte teist sõpra, kes samas toas ööbis, läks pildistama ja ta teadis, et ta tuleb teda pildistama, kuna ta kuulis teda ja ta ei olnud jõudnud juba magama jääda. Ja see hetk, kui ta pildi ära tegi, ta läks talle kallale ja siis ma loomulikult liitusin temaga ja siis me andsime talle natuke peksa. Pärast seda ta paar päeva ei tüdanud meid, kuigi ja jällegi ta ei suuda oma lollisust lihtsalt tagasi hoida ja siis ta peab selle meie peale välja elama. Ja see ongi kõik tänase looga, kui teile meeldis, siis teile meeldis, kui ei meeldinud, meid väga ei huvita ja ma loodan, et mul enam sukseid sõpru ei satu peale ja head aega, minu sõbrad.